täna ma räägin sellist juttu, et räägin ühest sellisest piirist ja nagu sellises kahes mõttes, et paljaks jäämise piir ja paljastamise piir. Ma ei tea täpselt, kui palju ma kõike seda jõuan rääkida, no neid mõtteid, mis mul nagu oleks jagada, aga igal juhul püüan midagi nagu teha ja selgitan kõigepealt, et mida ma mõtlen. Vaata, kui inimene tegi pattu, siis nad jäid paljaks. Ja nüüd on niimoodi, et me kõik oleme tegelikult need, kes me oleme eksinud ja pattu teinud. Aga alati meid kohe ei paljastata. Vaata, Aadama ja Eevaga oli küll niimoodi, et nad olid kohe tundsid ennast, et nad on alasti. Seal ei olnud nagu üldse nagu mingisugust lõtku nagu näha, sellepärast, et kui sealt teeme esimese Moosese 3. peatüki teeme lahti, siis on siin kohe nagu lugeda, kuidas see asi käis. Ja siis on nii, et kui nad kuulsid issanda häält rohuaias, või tegelikult mul 7. salmilubaja loen ka, siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat ja nad õmblesid viigilehti kokku ja tegid enestele põlled. Ja 10. salmis on niimoodi, kui Jumal oli Aadamat hüüdnud, et siis ta vastas, ma kuulsin su häält rohuaias ja kartsin, sest ma olen alasti, sellepärast ma peitsin enese ära. Et oli selline, võiks ütelda, selline hetkeline paljastumine, hetkeline alasti jäämine. Nüüd on nii, et ma võtan ühe selle teise koha, et me mõistaksime nagu seda mõttekäiku ja see Mattiuse 18. peatükk, seal on ka üks selline oluline arutelu, kuidas Jumal tegelikult õpetab seda, 15 salme sealt edasi on nagu selline jutt Jeesuse poolt. Kui su vend peaks patustama, siis mine noomi teda 4 silma all. Nii et lihtsalt, et kui näed, et keegi teeb pattu, siis nõuanne on selline, et üks ühele lähed räägid, teistele ei räägi, lähed räägid selle inimesega ise. Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna tagasi võitnud. Aga kui ta sind ei kuula, siis võta enesega veel 1 või 2, 2 või 3 tunnistaja suu läbi on kindel iga asi. Et siis on natukese juba avalikum, et kus on mõned inimesed veel, aga kui ta ka neile on sõna kuulmatu, siis ütle kogudusele. Aga kui ta isegi koguduse sõna ei kuula, siis olgu ta sulle nagu pagan ja tölner. Kaugemale siit ei loe. Ja siin on nüüd, ütleme, selline paljastamise moment, mida meie inimestena siis ühe sõnaga vahest peame tegema. Ja sellepärast ma ütlen, et täna ma ei oska teile, kallid, ütelda neid piire. Ma ei oska ütelda neid piire, millal ühesõnaga Jumal meid lihtsalt niimoodi paljastab, millal need asjad, ja sellepärast ma ei üritagi seda teha, sest see on Jumala teada asi kõik. Igaühega võiks ütelda nagu täiesti eraldi, ta suhtleb, vaatab, ta tunneb meid läbi ja lõhki ja sellepärast aga see mõte nagu selles. Nüüd vaata, Jeesus paljastas, ma mõtlesin Jeesuse elu peale, jagan kõigepealt nagu neid mõningaid mõtteid. Kuidas Jeesus käitus? Jeesus vahest ta, paljastas. Ütleme, et ühel korral oli selle pidalitõbise Siimona juures külas, kes enam seda ei olnud muidugi, eks, aga ta võttis kuidagi kehvalt vastu. Ei andnud talle teretust, ei pesnud ta jalgu, ütleme, ja siis on ühel hetkel on niimoodi, et Jeesus räägib nagu seal külas olles sellise avaliku loo, et kuule, Siimon, mul on sulle midagi rääkida, räägib nendest 2, kellele võlad andestati ja siis ütles, aga tead, kuule, et sina oled see, kes sa käitusid niimoodi. Ja sellepärast oli, võiks ütelda, selline avalik paljastamine. Ja see on püha vaimu osa. Paulus Korintuse kirjas kirjutab, et vahest on niimoodi, et kui keegi tuleb su koosolekule, ja kui te kõik prohvetlikult räägiksite, siis te paljastaksite selle inimese olukorra. Ja sellepärast me ei tea seda, kas täna juhtub seda selliselt, et ütleme, et me oleme siin Jumalakojas koos ja Jumal annab lihtsalt nagu rääkida sellisel moel, et kellegi olukord paljastatakse. Lihtsalt tõmmatakse lagedale. Ja mõtlen sedasi, et see ei ole mitte sedasi, et seda teed nagu sellise mõistusega. Ma mäletan, et kord üks meie koguduse õde, kõrgemas eas Arvaga külastas juba, oli kehvema kuulmisega, aga näed, ikka kuulis küll. Kui mina jutlustasin ja siis oli niimoodi, et ta nädala sees kohe kirjutas mulle kirja, sellel ajal käisid täitsa veel tavalised kirjad ja ma ühel hetkel leian kiri postkastis. Mis sina minust avalikult rääkisid koguduses? Tead, ma läksin külastama, mina ei rääkinud mitte kui midagi, aga vaata see sõnum ja see lugu, see oli
nii otse nagu talle ja talle tundus sedasi, et täna Toivo võttis teda ette ja pani kantslist kohe kõigile selle loo ette ja tema küpses lihtsalt pingi peal nagu sellise olukorra läbi. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et täna ma ütlen, et Jumal on tegelikult väga suure ja pika meelega. Ma mõtlen sedasi, et isegi võtta on praegu selline aeg olnud, et suured pastorid, suured liikumised ja värgid, kes ütleme, on siin selles maailmas, kes elavad vahest pattudes, ütleme, salajastes pattudes ja asjad on valesti, on naistega valesti, on rahadega valesti või mis iganes, need valdkonnad, mis kipuvad, ütleme, valesti minema. Ja teatud aeg on nagu mingisugune katte ja vari peal. Ja absoluutselt mitte mingisugust nagu paljastamist ei toimu. Aga siis äkki toimub selline, et tõmmatakse see kate pealt ära ja äkki on selline avalik häbi ja lugu on nagu lahti. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et täna nagu see teema. Üks asi on see, et oleme valvel selle koha pealt, et meie elus ei oleks neid asju, mida me peaksime kartma, et mis avalikuks tuleb, mis seda häbi toob. Et elame niimoodi, et seda ei ole. Ja teine õppetund, millest täna nagu tahan rääkida, on see, et me ei oleks ka need paljastajad, lihtsalt nagu mingisugused jutustajad ja keelekandjad ja et kui me kuskil midagi nagu lihtsalt nagu märkame ja näeme ja sellest kiiresti jutustame. Alles hiljuti mul oli see jutlus ju selle koha pealt, kus ma rääkisin, et armastus katab. Tuleb meilt üks armas vend siin Lõuna-Eestis, kes oli niimoodi, et kes põhimõtteliselt tegi seda, et ta näiteks, et kui olid matused ja asjad, mõni kirikuõpetaja jõi ennast seal matuse lauas väga purju. Tema tegelikult oli see, kes siis võttis kätte ja tegelikult võttis selle kirikuõpetaja oma auto peale, kutsus niimoodi ilusti autosse, ütles, kuule, lähme ära. Ja ta tegi seda sellel nimel, et Jumala riigil ja Jumala rahval oleks vähem häbi maailma silmis, et kui on nagu selline olukord on juhtunud. Ja tema püüdis nagu seda katta. Teate, see on ilus tegelikult armastuse tegu. Ta ei naernud välja, vaid ta püüdis nagu omalt poolt teha. Ja sellepärast, aga nüüd on nii, et ma loen ühe sellise kirjakoha, võtan selle Efesuse kirjast, võtan lahti ja see on nüüd selline mõte, kus jälle nagu teistpidi öeldakse meile. Et nagu paljastage neid pimeduse viljatuid tegusid. Ja sellepärast loeme siit kuskilt, kus me loeme. Loeme 5. peatükk Efesuse 5 ja siis hakkan 7. salmis. No nii, see 6. peab ka lugema. Ärgu ükski petku teid tühjade sõnadega, sest niisugused asjade pärast tuleb Jumala viha sõna kuulmatute laste peale. Ja tegelikult peaksin eelnevat veel lugema, aga ma ei lähe sinna, eks. Ärge siis saage nende kaaslasteks, kes olid selle sooruses, rüveduses ja pattuses ja kõlvatustes ja ahnitsamistes ja kõiges, mis on eelnevalt räägitud. Sest varem te olite pimedus, aga nüüd olete valgus issandas. Käige nagu valguse lapsed. Valguse vili on ju igasuguses headuses, õigluses ja tões. Uurige, mis on issandale meelepärane ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid. Ja sest mida nad salajas teevad, seda on nimetadagi häbi. Aga kõik valguse poolt paljastatu saab avalikuks. Vaata, nüüd on üleskutse selle koha pealt, et tuleb paljastada pimeduse viljatuid tegusid. Ütlen ühe otsese nagu mõtte, kuidas see nagu olla võiks ja see peaks olema nagu sellisel moel, nii nagu seda tegi apostel Paulus. Ta tegelikult rääkis oma elu nendest vigadest, mida ta eelnevalt tegi. Ta ei rääkinud teiste inimeste vigadest. Ta rääkis, et mina olin see koguduse tagakiusaja, ütleme kõik need momendid ja ütelda sedasi, et nii paljudes tegelikult oma kirjades, ütleme ja paljudes oma sõnavõttudes, kus apostel Paulus sõna võttis, siis ta just tegelikult seda tegi. Ja siit on meil seda õppida ka. Mitte teistest rääkida, kui tahad paljastada. Ja sellepärast see on täpselt on selline lugu ka, et ütleme, et need, kes on olnud, ütleme, nendes mingisugustes salaorganisatsioonides ja ma ei hakka neid nimesid nagu nimetama, tühja nende nimedest, eks, aga usun, et me mõistame, või siis mingisugused saatana teenrid ja kes on nagu, ütleme, tulnud sellest välja, siis nendel on tegelikult õigus rääkida seda, mida tema tegi. Sellega ta räägib välja üldiselt ka seda, mida teised teevad, sest nad üheskoos analoogseid asju kindlasti tegid. Aga see on nagu see õige selline nagu meetod ja see on kõige ausam, see on kõige nagu tõelisem. Ja sellepärast on nii, et ma lihtsalt teengi nii, et laseme apostel Pauluse korraks meie silmad ette sellise oma patutunnistusega ja need on mitmed sellised kohad, katsume neid leida. Näiteks 1. Timoteuse 1.13 ütleb sedasi.
ja noh, et Jumal on ustavaks pidanud, ütleb eelmine salmi lõpp, endist Jumala teotajat ja tagakiusajat ja julmurit. Noh, ütleme, et ta lihtsalt nimetab ennast sellisel moel. Võtan Galaatia kirja 1.13. Nendes kirjades, kui ta kirjutab, ta ei kirjuta endast väga hästi. Te olete kuulnud minu endisest elust juudi usus, et ma üliväga kiusasin taga Jumala kogudust ja püüdsin seda hävitada. Nii et ta oli väga innukas, järgmises salmis ütleb seda, et ta selliselt just käituse tegi. 1. Korintuse 15.9. Vaatame, mul ei ole viimasel ajal üldse hakanud välja trükkima neid kirjakohtasid, mõtlesin, et kui keegi tahab piiblit lehitseda, jõuab seda koos minuga ju teha nii. Ja siin ta ütleb sedasi, et mina olen ju apostlite seast kõige väiksem, see, keda ei kõlba hüüdagi apostliks, sest ma olen taga kiusanud Jumala kogudust. Oled sa Jumala kogudust kiusanud? See on täitsa tõsine küsimus tegelikult. Kas sa oled Jumala kogudust arvustanud, õdesid ja vendasid, kes on Jumala koguduses? Sest vaata, kui sa puudutad ühte Kristuse ihu liiget, sa puudutad tegelikult Jumala kogudust. Ja sellepärast, kallid, ka see on tõsine ja tegelikult mõtlemise koht. Apostel Paulus tunnistas seda ja ta oli ammu sellest ju tegelikult meelt parandanud. Philippi kirjas on selline ütlemine, võtame sellega Philippi 3.6, kus Paulus tunnistab samamoodi jälle, et innukuse poolest koguduse tagakiusaja väga innukalt tegelikult tegi ja siis need apostlite tegude paljud sõnavõtud ja asjad seal, kus ta siis tegelikult räägib sellest samast asjast, et millist elu ta elas ja kuidas ta käitus. Ja sellepärast jätame täna nagu selle meelde, et paljastamise koha pealt kõige süütum ja õigem koht on seda teha, kui seda inimene teeb enda koha pealt. See ei tohi muutuda, tead milleks ka ei tohi. See ei tohi muutuda selliseks patu ülistamiseks, sellepärast, et on juhtunud sedasi, et vaata, inimene saab päästetud ja tal oli see vana patune elu, oli niisugune elumees oli. Ja siis, kui ta tuleb, ütleme rahva ette, siis ta hakkab kirjeldama seda rääkima. Mu isa on kunagi seal mõne tunnistuse lihtsalt kinni löönud, ütleb, kui lõpeta ära see pattude kiitmine ja ülistamine, mida sina suutsid kõike korda saata oma eelnevas elus. Ja sellepärast, ja me näeme sedasi, et apostel Paulus ei uhkusta sellega. Ta ütleb, et kuule, ma olen kõige, äbarikum praegu nendest apostlitest selle tõttu, et milline ma tegelikult olin. Ja tegi seda sellise õigemeelsusega. Ja sellepärast ja me näeme sedasi, et vaata, Jeesuse koha pealt on veel nagu õppida üks järgmine mõte, mis ma olen siin kirja pannud, on see, et vaata, Jeesus nägi mõtteid. Nägi mõtteid, mida inimesed mõtlesid ja evangeeliumitest tulevad need välja. Ütleme, kui seal näiteks Luuka 5. peatükis, kui Jeesus seal tervendab selle halvatu, siis inimestel oli see moment, et ütles, et kuule, kuidas tema võib pattusid andeks anda. Aga Jeesus kohe nagu reageeris selle peale, et kumb on kergem ütelda, et sellele halvatule tõusu üles ja kõnni või anda talle pattusid andeks. Ja ta reageeris nagu nende mõtete peale. See võib juhtuda sageli meil siin, ütleme, kes me oleme ka Jumala sõna jagajad. Ja mitte nii teadlikult, et vaata, sa räägid, äkki pööratakse su juttu. Lihtsalt sa räägid, sellepärast, et keegi mõtles midagi ja kui Jumala vaim vahest tahab kohe nagu vastata ja ütelda, siis ta paneb nagu laksti sellele asjale tagasi ja sellepärast me näeme siin, et täpselt oli see samamoodi oli ka Jeesuse elus. Ja siis on niimoodi, et tema 22 salm seal 5.22, Jeesus vastas neile nende mõtteid ära tundes. Mis te arutate oma südames? Ja andis selle vastuse. Ja siis sellest Luuka 7. on see, kus see variser kutsus teda lõunasöögile ja kus Jeesus paljastas tegelikult tema mõtteid, sest et seal oli niimoodi, et oli see variser mõtles sedasi, et kui ta teaks, kui patune naine teda praegusel hetkel puudutab, kui ta oleks prohvet, siis ta ei laseks sellel naisel ennast puudutada, aga nähtavasti ei ole. Jeesus nagu tabades ära need mõtted, sealt läks siis asi, läks nagu sellises mõttes, läks täiesti avalikuks, kus ta hakkas nagu rääkima välja. Ja nii oli samamoodi oli see kuivanud käega inimese tervendamine hingamispäeval, sellepärast, et sama lugu, et need ütles, et kuule, nädala sees võib haiget tervendada, et hingamispäeval seda mitte ei tohi. Ja siis aga Jeesus tervendas niimoodi, et ta ei teinud ühtegi sellist ravimise liigutust, ei masseerimist, ei mitte mingisugust puudutust, vaid ütles, et tõsta oma käsi ja kätt tõsta hingamispäeval võis ja ta lahendas selle asja lihtsalt niimoodi ära.
et teised ei saanudki kuskilt kinni tegelikult võtta ja sellepärast, kallid, nii see on. ja aeg-ajalt juhtub seda, et ka meie eludes on niimoodi, et jumal nagu mingisugused mõtted ja asjad tegelikult lihtsalt paljastab. ühel hetkel sa tead, kui sa oled jumala laps, sa võid lihtsalt kogeda sedasi, et kuskilt anti selline informatsioon, mida sa ei küsinudki, mida sa ei otsinudki. lihtsalt ühel hetkel sa tead, et teatud selline asi on tegelikult toimumas, et kellelgi on sellised mõtted, kellelgi on sellised plaanid ja põhimõtteliselt me oleme siis ka hoitud selle ette teadmise kaudu, mida Jumal meile tegelikult kinkida tahab. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal käitub selliselt. Ja need osad asjad on niimoodi, et need on, mida Jumal nagu meile paljastab, et meie võiksime olla nagu hoitud. Lihtsalt, et mis on nagu sündimas, mis on nagu juhtumas. Aga ettevaatlikum tuleb olla nende asjade koha pealt ja igasuguse sellise sildistamise koha pealt ka. No ütleme, et praegusel ajal ka, ütleme nii, et kui me vaimulikult kasvame ja õpetame ja räägime vahest kas või Iisabelist ja värgist, aga ma ütlen sedasi, et vaata, kes vabastust teevad, et ega need vabastajad kunagi ei märgista seda inimest, et kuule, et sinus on Iisabel, vaid seda küsitakse hoopis selle inimese käest, et kuule, kes sa oled? Vasta. Ta ise ütleb tegelikult seda. Ja sellepärast meie ei tohi tegelikult niimoodi sildistada. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui ilmutuse raamatust loed seda, et seal, ütleme, et Iisabel tegutses seal koguduses, eks, siis see oli kiri koguduse issandalt ja see oli tema räägitud tegelikult, et ta sildistas selliselt, sest et pani nagu selle Ahabi naise nime sellele tegutsevale inimesele seal selles koguduses. Ja sellepärast on nii, et aga meie, ma ütlen sedasi, et ärme teeme seda tegelikult viga, sellepärast et see ei ole tegelikult meie asi. Ja me näeme sedasi, et Jeesus, kui ta kurja vaimu välja ajab, küsib sedasi, et kuule, mis su nimi on? No Leegion. Ja sellepärast, kallid, nii see on. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime täna nagu õppida sedasi, et mida me tohime paljastada ja mida me tegelikult ei tohi paljastada. Need inimesed, kes eriti, ütleme, väärivad nagu sellist positsiooni, et nendele saab pihisaladusi rääkida, siis pihisaladust tuleb tegelikult hoida. Kui teine tunnistab ja räägib ja sa pead isegi vahest selle niimoodi ära tundma, ta ei ütle sulle, et see on piht. Alati inimene ei ütle sedasi, aga ta lihtsalt räägib oma südame vabaks. Vahest niimoodi kellegiga räägid telefoniga, sa lihtsalt nagu mõistad sedasi, et inimene tahab oma koorma praegusel hetkel maha panna. Ta lihtsalt hakkab rääkima, ta hakkab oma lugu rääkima, aga see ei ole edasi rääkimiseks. See on niimoodi, et las see koorem praegusel hetkel kukub ja parem on, kui paljud asjad üldse ära unustad. Ja sina ei pea nende asjadega olema tegelemas ja edasi jagamas ja lahendamas. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et vaata, meil on tegelikult õppida nagu sellel teemal, et kus koha pealt läheb see piir. Ma usun sedasi, et Jumal saab selle piiriga väga hästi hakkama, millal tema oma kaitse ja varju ära võtab sest et Jumal on Jumal. Meie peame lihtsalt olema sellises mõttes olema nüüd nagu ettevaatlikum. Ja siin, nagu Efesuse kirjast lugesime, et ärge olge kaasosalised nende pimeduse tegudega, pigem paljastage neid. Ja see tähendabki sedasi, kui sa oled tulnud nendest sarnalikest värkidest välja, siis sa võid tegelikult jagada ja rääkida õige meelsusega nendest asjadest ja sellisel moel tegelikult nagu seda paljastada. Nii et nii ta on. Eks on õppida tegelikult, kus kohast on veel õppida. On õppida prohvetite käest. Prohvetite käest on õppida seda, et vaata, prohvetid said sõnumid. Ja vaata neid, ja kui nad olid Jumala käest saanud sõnumid, neid nad võisid julgelt edasi rääkida. Need võisid olla head või halvad, vahet ei ole, mis sõnum, sest et vaata, kui Jumal andis sõna, siis seda võisid igal juhul rääkida. Kas see oli mingisugune õnnistuse sõna või oli see selline mingisugune, ütleme, hoiatav sõna, aga vaata, seda ilma juurde lisamata, ilma ära võtmata, tegelikult on täiesti õige siis seda siis tarvitada. Ja sellepärast on see niimoodi ka, et kui me saame tegelikult issanda käest sõna, siis on julgus tegelikult seda niimoodi tarvitada, aga täpselt. Midagi ei lisa, midagi ei võta ära, siis see tegelikult on kõige olulisem info, mida inimesele on tarvis, mida on tegelikult vaja ütelda. Ja sellepärast nii, nagu sealt selle Korintuse kirja mõtted, kui Paulus ütles, kui te prohvetlikult räägite, keegi tuleb, siis inimene tunnistab, et tõesti, Jumal on teie keskel, sellepärast, et ta kogeb sedasi, et kuule, praegusel hetkel kuidagi avati midagi sellist, ilma Jumalata seda ei saaks. Ütleme, et vana lugu, paljud on juba seda kuulnud, kes teavad, kui tulin Võrru 87. aastal, siis oli nii, et enne seda käisime neid kortereid vaatamas ja ühe korteriga oli kaasa pakutud, et üks selline vana maja ka veel tuleb siin Võru lähedal, et selle kaasab korterivahetusega lisaks. Ja siis sõitsime ka seda vaatama ja sõitsime, mul isa oli ka veel kaasas, isa elas pool aastat, ütleme sellel perioodil, kui ma siia Võrru tulin, eks,
ja siis läksime ja siis see mees väga ikka nagu niheleb ja kiheleb, istus seal autos ja räägib ikka, tead, et see maja on ikka nii vana, tead, ja kuhu me nüüd praegusel hetkel läheme ja mul isa ühel hetkel ütleb, et see on nagu muuseum. Tead, ütleb nagu selle peale. Ja vaata, siis oligi mees puruks löödud, sellepärast, et tegelikult sellel mehel oli kaks asja. Mulle ta pakkus seda maja korterivahetusega justkui peale, aga tal oli selle Vabaõhu muuseumiga juba ära vedamiseks käed löödud ja nii, et täna oli see maja veel seal, kui me läksime, aga järgmisel hetkel, kui läheks, seda enam ei ole, sest Vabaõhu muuseumil oli ka õigus seda juba ära vedada, sest kaubad olid koos. Ja nüüd oli niisugune, et ta kasutas nagu veel seda hetke, kuna see oli siin. Ja ma otsisin tegelikult Vabaõhu muuseumist taga, ma ei leidnud päris seda üles, kas ta jäi lisapalkideks või milleks see maja sinna läks, et ma ei leidnud praegu nagu seda üles, ma ei mäleta hästi seda maja enam, nagu seda silma ees hakkasin siin eile otsima seda, aga no olgu selle, kuidas on, aga mõte oli selles, nii, siis me läksime sinna, käisime ümber selle palkmaja, seal naersime, me teadsime, et kui ta oli juba üles tunnistanud, et seda niikuinii ei ole, et seda võib Tallinnas vaadata, ma Tallinnast tulin ju vaatama ja siis ma mõtlesin, mis ma seda pean siis siin vaatama, kui seal võiks vaadata juba. Ja tulime sealt tulema, jõudsime koju, läksime korterit ka vaatama ikka. Naine köögis küsib, kas sa ikka rääkisid ka ära? Kas sa ikka rääkisid ära? Naine oli väga mures, et pettus käib praegusel hetkel täiega. Aga lihtsalt mu kõrv kuulis selle ära. Aga see koorem oli juba langenud, sest et Jumal oli juba sekkunud, üks õige sõna oli öeldud ja asi oli tegelikult, see koorem oli langenud. Ja sellepärast, kallid, need paljastamised tegelikult, mis tulevad nagu õigel ajal, need ei ole üldse halvad asjad. Las Jumal paljastab. Teate, paljust patukoormast saame vabaks, kui ka oma patutegudega vahele jääd, jääd valetamise, varastamisega vahele, kiitus Jumalale, kui sind paljastati. See on ju puhas sinu õnnistus. Sul on palju lihtsam ju tegelikult üles tunnistatud, et jah, mina olin see, kes seda tegi. Ja seal ei ole mitte midagi seal nagu selles mõttes nagu halba, vaid kiitus Jumalale, kui need asjad just sellisel moel ka kiiresti juhtuvad. Ja sellepärast aidaku Jumal, et me oleksime need julged ütlema, et ega need prohvet Reits, tema koha pealt ma ei ole ka praegu, ammu lugenud, nagu tema lugusid, aga nii palju, kui ma mäletan seda, et ega ta ei tahtnud alguses ju kuulutama minna. Ta oli seal Treial, kus ta seal töötas ja ta ei tahtnud tegelikult selle häda kuulutamisega, mida ta pidi minema rahvale rääkima, et häda tuleb. Ja parandage seal meelt, ta ei tahtnud seda rääkima minna. Ei ole ju hea sõnum sellist hädasõnumit kuulutada. Ja lõpuks, kui juba need niisugused oma peres rasked asjad sündisid, siis see nagu tõukas tegelikult ühel hetkel välja. Sest et vaata, Jumal on niimoodi, et kui ta annab selle sõnumi, ta oli andnud sellele mehele, ta ootas, et tema läheb. See oli nagu prohvet Joonal, et tahad või ei taha, lähed Ninevesse, lähed kuulutama. Me näeme sedasi, et ega Joona üldse väga ei tahtnud minna. Tal oli ka halb sõnum. Ja nähtavasti oli see niimoodi, et ta leidis sedasi, et kui sa lähed ühte kohta, ühte linna, ütled, et 40 päeva ja siis nüüd tuleb häving. Mis hea sõnum see on, et vaata, et ise peksa ei saa sellel hetkel või mis sinuga siis juhtuda võib. Ja prohvetitega juhtus seda ja Jeremiat seal vangistati ja paljud olid ju raskes olukorras, Rist Johannes ja nii. Ja nüüd on niimoodi, et ja me näeme, et ta läheb teises suunas. Jumal ei jäta, viib teda ikkagi sinna välja, et ta on siis ühel hetkel on Nineves ja juhtub see, et parandatakse meelt. Ja nüüd on niimoodi, ta oleks tegelikult tahtnud näha seda hävingut. Sest et ta täiesti, Joona raamatus on see nii selgelt nagu öeldud, see Joona meelsus. Ja vaata, Jumal tarvitas sellist inimest. Kui ma teen lahti selle, see on 941 lehekülg. Joona raamatust muidu lähed mööda. Ja siin on 4. peatüki 2. salmis on öeldud sedasi. Ja ta palus issandat, niimoodi, loeme 1. salmi ka, et see oli Joonale väga vastu meelt. Sest et vaata, kui ta nägi seda meeleparandust ja karistust ei tule. Ja ta palus issandat ja ütles, issand, eks ma olnud minulgi siis sõna see, kui ma olin alles oma kodumaal. Sellepärast ma tahtsingi eelmisel korral põgeneda Tarsisesse, sest ma teadsin, et sina oled armuline ja alastaja Jumal ja pika meelega ja rikas heldusest ja kahetsed kurja. Sa vaata, milline oli, meelsus tegelikult mehel. Ta pigem oleks tahtnud näha seda, et see Nineve oleks kadunud olnud sellel hetkel ja olekski sellega lõpp, et varsti ajalehest loed, et juhtuski selline lugu, et häving tuli sinna paika. Aga nüüd ei tulnud. Kallid, me oleme tegelikult kogu aeg oleme kaalukaussidel. Me Eestimaa rahvana, kõik rahvad, riigid, kõik meie pered, asjad. Vaata, täpselt on niimoodi, on midagi, mis meile kaalu juurde annab ja on midagi, mis meie elus meid kergeks teeb ja sellepärast on niimoodi, et see võiks ütelda, et see kõigub nagu järjest. Ma usun sedasi, et täna, et kui me oleme tulnud Jumala kotta, see annab meile tegelikult kaalu juurde. Sest Jumala au annab kaalu juurde, sest et vaata, saime kas või selle tunnistuse, mida õde jagas, see annab meile tegelikult usu kaalu andis juurde. Ma usun sedasi, me kõik võtsime, et kuule, et
võib natukese rohkem veel uskuda, kui seni oleme uskunud, eks. et me saame nagu seda juurde ja sellepärast kiitus Jumalale, et see nii on. ja siis on, et Soodomas, et kui leian 10 õiget, siis ei hävita. Ja ainult 10, lõpuks oli see Lott oma perega, keda sealt välja toodi, et häving võiks tulla. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, et see on täpselt nagu viimane rott seal laeva peal, ennem kui see häving tuleb, et rotid põgenevad laevalt, see on nagu rahva hulgas see ütlemine selline, et uppuvalt laevalt rotid põgenevad. Ja oled nagu see viimane õige, kes seal, kes sa sealt lahkud ja ennem seda ei tule ja sellepärast, ja kui siis on sündinud, siis tuli see häving ka Soodomale. Nii et nii nad on. Nüüd valeprohvetite koha pealt ütlen seda, et vaata, valeprohvetid on niimoodi, et nemad räägivad 2 juttu. Nad räägivad valet igal juhul, aga see vale on 2 moodi. Kas see on meelitav vale või see on hirmutav vale? Ütleme, et mõlemad asjad on niimoodi hirmutavad ja meelitavad ja see on nagu nende mõte, sellepärast, et selliselt saatan on tegutsemas, see on saatana moodi, ta hirmutab, meelitab ja need on tema sellised relvad. Õiged prohvetid räägivad tõde ja tõega on selline lugu, et see paneb valiku ette, kas sa võtad selle vastu või lükkad selle ära. Ja see on, ütleme, parim, mis tegelikult olla saab. Ja sellepärast on kallid niimoodi, et ja seda nagu selle tõe vastuvõtmist, et kuidas me siis selle Jumala tõega, mida prohveti läbi räägitakse meile, kuidas me seda vastu võtame, seda hindab Jumal, tõeline intellekt. Praegusel ajal on tulnud ju selline väga huvitav sõna, et tehisintellekt teeb siin palju tegevusid praegusel hetkel. Kiitus Jumalale, meie üle ei otsusta tehisintellekt, vaid tõeline, kõige tõelisem, mis võib üldse olla, kes mitte midagi tegelikult valesti ei mõista, mitte kunagi tal valesti ei lähe, tead, eks, et sellepärast, kallid, nii see on, et me võime olla kindlad selle koha peal, et kui kuuleme sõna Jumala käest, siis see on tõeline, seda tasub arvestada, seda tasub vastu võtta ja selle järgi tegelikult toimida. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et need sellised õpetused meile tegelikult Jumal on oma sõnas tegelikult andnud ja jätnud. Nüüd on niimoodi, et kus koha pealt see piir läheb, nagu ütlesin, jätame selle täna täitsa lahtiseks ja las Jumala vaim alati tegelikult igas olukorras olla nagu juhtimas. Nüüd juhtub Iisraelis selline lugu, see on prohvet Eeli ajal. Ma teen selle 1. Samueli 4:21 korraks lahti, sest seal on selline lugu, et näed, ollakse Jumalast taganenud, ollakse kaugel ja Jumal on juba siis Samueli tõstmas, aga nüüd tuleb see selline häving tegelikult, et võetakse ära tegelikult laegas ja sellised rasked asjad tegelikult sünnivad. Ja siis, mis siis on öeldudki Ikabood, et öelda, au on Iisraelist lahkunud, see 4:21. Sellepärast, et Jumala laegas oli ära võetud ja ning oma äi ja mehe pärast oli siis ühesõnaga need lood seal sündinud ja nimed pandud. Ja ta ütles, au on Iisraelist lahkunud, sest Jumala laegas on ära võetud. Teate, need Jumala au, ütleme, kattis Edenis seal, ütleme, neid inimesi ja nad ei olnud paljad. Ja sellepärast on niimoodi, et vaata, kui Jumala au meid katab, nii kaua me paljad ei ole. Nii kaua meid ei paljastata maailma ees ka. Ma olen näinud sedasi, et just olen mõelnud vahest sedasi, et vahest on nii, et mõni kristlane teeb sellist, sellist lugu, tead, mis kindlalt oleks lehtede lugu, sest nad otsivad kõmu ju kogu aeg. Ja kui siis mingisugune pastor ja käitub ja joob ja igasugu koledusi teeb ja kui politseid ja kiirabid ja kõik on mängus ja siis mõtled sedasi, aga mitte ühtegi sõna ei tule lehte. Et kõik on niimoodi, et vaikus, muidu ootad igat järgmist lehte, et millal siis juba tõmmatakse praegu letti. Aga vaata, kui Jumala kaitse ja vari on peal, ei tule. Lihtsalt ei tule, näed sedasi, et Jumal suudab isegi kõik need ajakirjanikud, kes on näljased igasuguste lugude järgi, lihtsalt paneb nende suud kinni ja mitte koer ka ei liiguta oma keelt. Mitte keegi ei saa mitte kui midagi teha, kui Jumal seda teeb. Aga kui Jumal võtab oma kaitse ja varju ära, kui au lahkub, vaata, siis ollakse tegelikult raskes olukorras. Ja eks seal oligi selline lugu, et vilistid tulid sõdima seal, ja Iisrael läks vastu ja nad kaotasid alguses, eks seal 4. peatükk räägib siin, et kaotasid 4000 meest. Nad mõtlesid, et kuule, Jumala laegast ei ole meiega ja lähme toome selle leeri. Ja nad siis õiklasid ja kisasid nii, et maa värises seal. Ja vilistid olid mures, et kes nüüd meid päästab, kui Jumal on nendega seal ja sõdisid väga vaprasti. Ja tegelikult oli niimoodi, et Jumal ei olnud tegelikult nendega. Sellepärast, et Jumal oli tegelikult juba oma rahva jätnud sellel hetkel, ta oli lahkunud nende juures nagu sellises mõttes. Ja Iisrael elab veel suurema kaotuse, veel 30 000 inimest nad kaotavad sellel hetkel ja juhtub selline lugu. Ja kallid, sellepärast nii ongi, nii
et see piir jookseb, vaata kuskil niimoodi seal, kus pattu tehakse. Joosu ajal oli, vaata, kuidas seal oli, Jeriko vallutati, kõik oli hästi, Ai vallutamine, üks mees võttis sealt midagi keelatut. Ja siis Ai vallutamisel on nii, et 36 inimest oli vist seal, kes seal surma saavad. Ja siis nad on juba nii, ütleme, ehmatanud, et mis praegusel hetkel juhtus. Aga juhtus tegelikult see, et patt oli tegelikult teeris. Ja sellepärast täna ma räägin sedasi, et vaata, kui me seda piiri taga ajame, nagu ütleme, mõeldes eelkõige nagu enda peale, siis kõige olulisem asi on tegelikult on see, et meie hulgas ei oleks nagu seda pattu, mis selle piiri nagu ära lõhub või selle kaitsvaia just ära lõhub. Ja siis Joosa 7:10, aga issand ütles Joosule, tõuse, miks sa lamad silmili maas? Iisrael on pattu teinud ja rikkunud ka mu lepingu, mille ma nendega tegin. Ja nad on võtnud seda hävitamisele määratust ja sellepärast lihtsalt Jumal ütleb, patt tuleb kõrvaldada ja kui oli kõrvaldatud, tegelikult asi sai tegelikult korda. Ja sellepärast kallid, ütleme, täna räägin nagu selliseid lugusid, ka karjase koha pealt räägin ühe mõtte, vaata, kogudustel on karjas, et mina olen nii kaua aega karjan olnud, oled lihtsalt üks täitsa tavaline inimene, kes mind lähemalt tunnevad, täiesti tavaline, osad ma saangi aru, et ega tööriides mind tunda ei taha, kui käin oma tööroobadega ringi, kui lipsu ette panen, siis ütlevad mulle tere, vahest nad vaatavad muidu mööda, see on täitsa tavaline, see on niisugune asi, aga ma olen mõlemas mundris kogu aeg. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et oleme tegelikult inimesed. Ja nüüd karjase koha pealt on üks selline lugu. Karjanemas on olla nendele inimestele, kes mind austavad selles ametis. See on sinu probleem, see ei ole minu probleem. Ma ei saa mitte midagi teha, kas sa austad või austa mind. Vaata, see on niimoodi, et nagu lastel on sedasi, et austama isa ja ema. No, see on lapse probleem, kas ta austab oma isa ja ema. Midagi keegi teine teha ei saa. Teine võib kõrvalt ütelda, et tee seda. Ise teed, kuidas teed, eks. Ja sellepärast on see niimoodi, et meil tegelikkuses ongi niimoodi, et meil on niimoodi, et meil on Jumal, siis kui me teda austame. Meil on karjane, kui meil on kedagi sellist inimest, keda me suudame nagu austada, kõigi nende vigade ja puuduste ja värkidega, mis iganes me inimeste juurest leida võime, aga selle nagu, kuidas ütelda, selle rolli tõttu, mida ta antud hetkel nagu kannab. Ja sellepärast ma täna lihtsalt ütlen sedasi, et see tegelikult kaitseb meid. Ma nüüd räägin ühe järgmise näite, see oli ühes koguduses, elasin ise seda koosolekut ka kaasa, seal oli tekkinud tüli, oli tekkinud karjase ja siis ühesõnaga koguduse vahel. Ja seal tüli oli niimoodi, et kogudus oli üsna pooleks läinud, sellepärast pool kogudust oli niimoodi, ütles, et karjane on okk ja teised ütles, et karjane on halb. Ja nüüd oli selline tüli lahti, et mida seal teha, olid teatud põhjused, mille üle seal ka kaubeldi ja vaieldi. Ja siis oli nii, et aga karjane tegi selliselt, et kui see üks selline suurem arutamise koosolek tuli, ta pani sellel hetkel ameti maha. Lihtsalt, et taheti hakata seal mingisugust asju lahendama, aga tema otsustas niimoodi, et kuule, ei ma siin enam lahendan mitte kui midagi, ma lihtsalt lõpetan siin selle karjatamise, kuna ei ole seal, ütleme, koguduse puhtuse koha pealt kõik asjad nii ühtemoodi selged, kuidas me mõistame neid ja lugesid avaldus ette, koos oma prouaga luges ette ja läksid lihtsalt minema sellelt koosolekult. No mina jäin sinna koosolekule ja siis nagu nägin sedasi, et mis edasi toimus. Teate, mis toimus? Karjane oli lahkunud. Ja kaitse ja vari oli võetud selle paiga pealt ära. Järgmine hetk oli niimoodi, et üks joodik tuli kohe sisse lällama, sest ja ma ei mäleta mitte kunagi, et oleks nagu sellist asja olnud, et keegi tuleks nagu niimoodi, nagu seal selline purjus inimene tuleks sinna lällama, keset jumalateenistust või jumalarahva koos olemist, aga nagu karjane lahkus, nii oli selline, et teisest uksest tuli teine sisse, hakkas selline asi pihta. No mina lihtsalt vaatasin, okei. Ja teate, mis siis veel juhtus? Siis juhtus see, et üldse nagu mõistus võeti paljudel asjad inimestel ära. Sellepärast, et vaata, see oli, karjana hoidis nagu mingisugust, nagu kuidas ütelda, mingisugust niisugust korda nagu majas, aga sellel hetkel, kui oli see karjase puudus, vaata, kui ollakse, nagu Jeesus ütleb, et te olete ekslemas, ilma karjaseta piinatud ja vinsutatud ja vaata, otse kui need, kelledel ei ole karjast. See on tegelikult raske olukord. Ma täna räägin nagu selle koha pealt, hinnake tegelikult väga ja palvetage nende koguduste pärast, kus karjased ei ole, need on tegelikult väga rasked olukorrad, sest need lambad kaklevad siis omavahel seal ja see on vastik aeg on. Tegelikult on see selline asi. Ja sellepärast, kallid, väga on tegelikult on vaja, et oleksid need karjased. Inimesed rääkisid lihtsalt rumalaid jutte, rääkisid eelmise karjase kohta, ütleme, lugu oli ju selles.
no kivid olid kaasas, see oli nii ilmselgelt näha. Nad tahtsid tegelikult sellele karjasele visata, no ka ära ei läinud. No siis pilluti need niisama seal tegelikult ja see oli selline, no ma ei taha kõike nagu väljagi rääkida, see oli täitsa huumor, võiks ütelda, mis seal võiks ütelda minu jaoks toimus, sest et kui ma seda kõike nagu sedasi nägin ja õppisin, et kuidas asjad võivad tegelikult on kujuneda ja sellepärast kallid nii see on, et väga tähtis on ka tegelikult on see selline karjase roll. Ja üldse me näeme sedasi, et vaata, et kuningad ja kuidas on niimoodi, kui öeldakse, et ühe kuninga eluaja, näiteks, et Iisrael elab rahus, ära sureb, tuleb üks teine kuningas, tuleb teine täitsa aeg. Ja sellepärast on see niimoodi, et küll me vahest tahaksime vahetada igasuguseid maapresidenti ja juhtisid. No kuule, mõelge järgi, kui elu läheb hästi, mis tast vahetada, saad hullem asemele, mis sest kasu on, tead, eks. Parem olgu seal 50 aastat, nagu näed, 52 aastat või vend oli kogu see karjane. Millest siis selle 100 oli? Kas üks hiidlane ütleb, et midagi halvasti oli? Mitte keegi ei ütle, midagi halvasti oli, et Enno Tuulik seal niimoodi vastupidasametis. Ja sellest see on täielik rumadus. Ja sellest aga vaenlane on selline, et ta tavaliselt tahab ära kangutada neid, kellest on asja. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et meil Jumala rahvana tegelikult oleks tarkust, et me ei teeks ise neid valesid valikuid nagu sellisel moel. Nii et niisugused asjad juhtuvad. Aga Jumal lahendab ise nagu neid asju nii, et kaitse, kuidas sa tahad. No ütleme, et toon näiteks kuningas Ahapist ühe näite. Lõpuks tapab teda tegelikult üks juhuslik nool. Ta on selline, ütleme, et ta on juba alasti jäänud nagu sellises mõttes, et ta on eksinud ja üldse nagu sellises, ta on vahepeal meelt parandanud ja Jumal annab ju vahepeal jälle armu, aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et ma teen korraks esimese kuningate 22 ka siin lahti, kus see Ahapi elu siis ka seal lõpeb, eks. Ja siis on see selline lugu, et keegi mees, 34 salm, kes oli siis uupi tõmmanud oma ammuvinna, ta tabab seda Iisraeli kuningat rihmade ja soomuste vahele ja ta oli küll pannud selga mitte kuninglikku rüü, aga see turvavest oli ikkagi nagu seljas on näha, sest et tal olid need rihmad ja soomused, need olid tal seal riiete all, sest et seal oli nii, et Iisraeli kuningas pani teised riided selga ja Juuda kuningas läks kuninglikult ja siis alguses saeti Juuda kuningat seal taga, eks, Josafati, aga nüüd tegelikult oli niimoodi, et ikkagi see nool tabas seda, keda tabama pidi. Koljatil oli, võiks ütelda, tohutu sõjavarustus ja kuskil siin silmade juures oli mingisugune pilu, sest natukese näha ju tahtis ja see kivi tungis laupa ja ta kukkus. See paljas koht leiti ülesse ja sellepärast on see niimoodi, et ei pääse meie sellise oma katmisega ega oma õigusega ega oma riietega mitte kui midagi. Meid päästab kõige paremini ainult tegelikult Jumala au. No ütleme, kuningas Saul, kui ta tuli sinna Taavetit taga ajades, eks, ja kus ta seal prohvetite hulgas on, ta oli öö ja päeva oli seal alasti ja ta on seal alasti ja prohveteeris seal oli sellises olukorras, vaata teda nagu see Jumala au nagu sellises mõttes ei katnud, vaid ta oli pigemini oli sellises paljastatud olukorras oli seal. Ja sellepärast, kallid, täna näed, räägin neid lugusid, et üks kui teine võib sündida. Kallid, me ei tea, kui vaata, Jumal on nagu sellise sõnum andnud, mis juhtuma hakkab. Mõtleme kõik nagu selle koha pealt läbi. Kas juhtub selliseid asju, et kuule, pane stoppi täna, et ei tuleks koledat paljastamist sinu elus. Ja sellepärast on see niimoodi, me võtame inimesi kogudusse vastu, siin ühtele noortele ütlesin, me võtame teid vastu küll, aga me oleme valmis kõige teie au ja häbiga elama. Kus ma tean, mis te tegema hakkate, teadeks, aga põhimõtteliselt see lihtsalt niimoodi tegelikult on elus. Ja sellepärast on kallid nii see on, et me oleme üks Jumala pere. Kui keegi teeb halvasti, see on meie tegelikult on ühine häbi. Kui ei olda ausad ja tehakse valesid asju ja sellepärast on see nii, et aidaku meid tegelikult Jumal, et me saaksime nagu pidama, kui ta annab ka vahest nagu sellised sõnumid. No eile ajal, kuidas oli? Kas siis oli niimoodi, et hoiatusi ei olnud? Jumala mees tuleb ja hoiatab, räägib väga täpselt tegelikult ära. Kuule, sa austad oma poegi rohkem kui Jumalat ja kutsub korrale Eelit, aga Eeli ei tee tegelikult järeldusi nendest asjadest. Ja sellepärast, ja Jumal avab ka väiksele Samuelile, et mis asjad hakkavad tegelikult sündima. Ja siis on niimoodi, et need asjad sünnivad ja sellepärast nad ei tulnud ka mitte sugugi tegelikult ei tulnud üllatusena. Kallid, patuelus, ütlen ühte asja kindlasti, räbalatesse jääd niikuinii. Ja sellepärast, et kadunud poeg tuli tagasi oma räbalatega. Vaata, patuelus on selline paljaks jäämine on. Ja vaata, see on üks selline tendents, mis siin selles maailmas on, kui sa ütelda sedasi, et inimesed hakkavad isegi paljastavalt ennast riietama. Praegusel hetkel on mingi mood on, et teksased on katki, rebitud ja augud sees ja käivad ringi ja nabad on paljad. Ja ütleme, et inimesed paljastavad tegelikult iseennast. Aga see on tegelikult seotud selle maailma vaimuga, mitte millegi muu asjaga. No inimesed ei anna aru ja ma saangi aru, et noored ei saa sellest
sellest asjast aru, te lihtsalt käitute nagu selline maailm. Ma hakkasin siin lugema Petseri raamatut ja ütleme seda Petseri põlemise aega ja ega kaugele pole jõudnud. Aga mis ma ühe asja olen ära tundnud ja taipasin ära, täpselt see maailma vaim, mida olen ise kogenud oma lapsepõlves, mis tuli nagu oma vanemate kaudu tuli ka perre, sellest on seal selles raamatus kirjutatud. Nüüd ma saan nagu sellest asjast aru, miks käituti, saksa keel pidi olema tähtis, või peene värk oli tähtis. See oli selline, et kui sellise inimestega, nad elasid nagu lihtsalt nagu mingisugustes unistustes, nagu nendes, mis olid sellel ajal. Siis ma mõtlesin, mina siuke nõukogudeaegne laps. Ja ega mulle kõike ei räägitud. Aga ma sain oma naha peal kogeda seda, mida see eelmine põlvkond tegelikult ootas ja nõudis mu käest. Ja sellepärast see oli niisugune omamoodi nagu äratundmine ja leidmine. Kallid, ärge karistage oma lapsi tühjade asjade pärast, olgu tuba segamini, silitage oma lapsi, ma ütlen sedasi. Seal oli täpselt samamoodi, üks lugu oli, räägin lihtsalt selle, et see tuleb mõnele lapsele praegusel hetkel õnnistuseks. Teate, üks oli väga, ütleme, kullide peres olid seal üürilised olid, väga, ütleme, nõudsid, et kord peab majas olema, isa oli vist mingi maavalitsuses töötas ja naine oli selline kodune ja kõik oli selline. Lapsed istusid kodus, käed sülest ja kui olid sedasi liigutada ei tohtinud, et tuba ei tohtinud, segi ei tohtinud ajada, sellepärast, et see oli selline. Kui peks anti lapsele, siis anti õues ka, et muidu seal pekstes kogemata ajad toasegi. Tead, see oli absurd tegelikult, aga kallid, kui ma olin laps, ma räägin täna ühe looga, ma olin haige, ma olin moostepalvelusel haige, olin teisel korrusel taal ja ma olin voodis ja mõtlesin emale, ema, ega ma toaplaani ära ei riku, et ma täna olen voodis. Aastaid hiljem ma taipasin, kus kohast tuleb lapsele selline mõte, et üks laps võib toaplaani ära rikkuda. Et kui sa saad ukse vahelt vaatad, kas see siis kõik näeb nii ilus välja, kui ta nägema peab. Kallid, ärge karistage niimoodi oma lapsi. Ja sellepärast on see niimoodi, et meie lapsed ei riku meie toaplaani ära. Nad on meile armsad ja sellepärast on see niimoodi, elu läheb nii kiiresti mööda. Armastage nii, kuidas jaksate ja armastage nii, kuidas jaksate. Mul tädi oli selline, ma mõtlen seda see iidlane, kes seal oli. Tal oli, tuba segi, tuli koju, kiitus Jumalale, lapsed on terved, tead, ja oli, kõik oli korras. Ta oli andja inimene ja sellepärast kallid erinevalt saad elada. Leidke endid ülesse. Need, kes te olete, ei tea, mis asju nagu nõudmas ja tahtmas, pange oma nõudmised tegelikult maha. Nautige seda elu tegelikult, mida Jumal on meile praegusel hetkel kinkinud. Ärge laske tegelikult elul mööda minna. Ja sellepärast kallid, see ei olnud mul kavas nagu rääkida, aga näed, loed. Ja ma usun sedasi, et on vaja olnud ka seda praegusel hetkel ütelda. Ja aidake Jumal, et oskaksime siit võtta seda, mida tegelikult võtma peab. Nii et nii need on. Nii et ei ole siin juhuslikku tegelikult mitte kui midagi tegelikult elus ja sellepärast elad patuelu ja räbalatesse ja sellepärast nii ta on. Aga kuidas ütelda, kui me ise käristame oma riited lõhki, vaata, see on niimoodi, see on meeleparanduse meetod oli samamoodi, et ka riided olid katki. Ja sellepärast on mõte, see on üks hea riiete katki olemine, et kui ma mõnda katkise riietega näen, kui tuled oma käristatud pükstega, siis küsin, kas sul on meeleparanduse aeg peale tuld või? Et miks sa neid käristasid? Et või oled sa palves pastust praegusel hetkel? Sest et vaata, see on tegelikult, see on see hea asi. Ja sellepärast kallid, anname tegelikult aru, mida me tegelikult tegemas oleme. Me läheme nii kergesti kaasa selle maailma vaimuga. Me läheme nii kergesti, me ei saa sellest asjast aru. See kisub. Muutuge meele uuendamise teel. Mis on ühist tegelikult meil selle valgusel ja pimedusel? Mitte kui midagi tegelikult ei ole ühist. Ja sellepärast kallid nii see on, et meie lihtsalt vajame neid meeldetuletusi jälle praegusel hetkel, kui oleme siin selles Jumala kojas, et Jumal saaks meid tegelikult lihtsalt aidata. Nii et nii need asjad on. Ühel päeval on niikuinii tegelikult lagedale jäämine, sellepärast, et vaata, Jumala sõna räägib väga selgelt, et ühel hetkel, kui oleme Jumala palge ees, no siis on tegelikult kõik, on täiesti avalik, on selge. Valgus tuli siia sellesse maailma, nii kui Johannese evangeeliumis need tõsised õpetus. Valgus tuli. Inimesed armastasid pimedust rohkem, sest nende teod olid kurjad, see Johannese 3. peatükis on räägitud. Aga valgus tuli, omad ei võtnud tegelikult vastu ja sellepärast võtta täna on täpselt samamoodi. On üks sõnum. Ja meie asi on see, et kas me võtame seda vastu. Aga issand ütleb sedasi, et võtke seda vastu nii kaua, kuniks valgus on siin selles maailmas. Vaata, kui Jumal valguse ära võtab, siis on rumalus siin selles maailmas. Meie imestame, et miks juhid on rumalad. Ma ei nimeta neid rumalateks, ma ei sõima neid rumalateks, saate seda aru, aga ma tunnen vahest kaasa, kui ma näen sedasi, et nad rumalad. Aga nendel ei ole valgust.
Nad on pimeduses, nendel lihtsalt ei ole valgust. Sellepärast tehakse tegelikult rumalaid otsuseid, valesid asju tegelikult. ja sellepärast on see nii, et õigete rada läheb üha valgemaks. Meil on tõotatud seda, et ühesõnaga, et meie ei jää tegelikult pimedasse ja sellepärast. Ja kui me käime valguses, vaata, siis me saame meelt ka parandada. Siis Kristuse veri puhastab meid kõigest patust. Ilma valguseta me tegelikult meelt parandada ei saa. Mina ei saa teid kedagi sundida meelt parandama. Kui Jumala valgus paistab, siis see tegelikult toob tõelise meeleparanduse inimeste eludesse ja sellepärast. Ja siis on meil osadus oma vahel ja see on niisugune, ütleme, huvitav asi tegelikult, mis nagu sünnib, et need inimesed, kes käivad valguses, need tahavad kokku hoida ja nad on koos. Ja need, kes käivad pimeduses, need tahavad ka kokku hoida, sest et kõik ju otsivad endale tegelikult nagu sellise mugava koha. Aga Jumala meetod on algusest saadik. Saagu valgus, kui ta seda maailma loob. Esimene asi, valguses Jumal loob seda maailma. Pimedus peab kaduma, ta hakkab korda looma. Ja sellepärast, kallid, kui uuesti sünnime, me elus peab tulema tegelikult see korra loomine. Sellepärast, et vaata see, võta seda oma uuesti sündi nagu maailma loomist. Sinu maailm praegusel hetkel luuakse kõik uueks, mis sul on ümberringi ja võiks ütelda sinus endas ja inimsuhetes ja uued kaaslased ka, nagu need oli alguses, Adam oli kaua üksi, aga siis oli ikkagi see kaaslane ka. Ja sellest see kõik on tegelikult on Jumala plaanides. Aga mida me näeme? Et mis jäi, loomise lugudega jäi siia maailma, kui ühel päeval tehti see päike, siis jäi öö ja päev. Ja need on lahutatud. Ja pimedus ja valgus on, kui täna meil oli tunnistus, et kus on see polaarpäev praegusel hetkel, aga no seal on polaaröö ka, sa sellel ajal lihtsalt ei leid sinna. Ja sellepärast on see niimoodi, et mõlemad tegelikult saab, ma usun seda, et enamuses käivad ikka vist päeva ajal, aga võib-olla on seal polaaröö ajal ka neid võitab vaadata, neid virmalisi või me ei tea, mis asju, eks. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et aga meie elus saab tegelikult mõlemat. Aga tuleb uus taevas ja maa ja ööd ei ole enam. Aga päikest ka ei ole. No, tead, lihtsalt on valge. Ja sellepärast, kallid, see on võimas tegelikult, mida me võime nagu Jumala sõnast näha. Ja sellepärast, kallid, täna näed, on selline sõnum. Mitte miski tegelikult ei jää Jumala silma eest varjule. See on niimoodi, mida meie varjame, seda ise ainult varjame. Aga Jumal teab niikuinii kõike. Ja sellepärast on see nii, et aidaku meid Jumal, et me saaksime oma elus niimoodi need asjad korda praegusel ajal, kuniks veel on nagu seda võimalust meil. Et me, vaata, kui asjad lähevad Jeesuse vere alla, siis nad on kaetud, siis nad on unustatud ja neid ei ole olemas. See on parim tegelikult, mis üldse nagu tegelikult olla saab. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meid on välja kistud sellest pimeduse võimusest ja oleme tulnud sellesse valguse riiki, kus tegelikult asjad peavad korda saama ja aamen. Nii, aitab küll. Tõuseme ja oleme palves. Halleluuja, Isa, me täname sind, et võime täna olla siin selles Jumala kojas. Ja tänu sulle, Jumal, et täna mina ei tea, sina ise tead, kallis püha vaim, kas mõni on saanud väga pihta või ei ole saanud keegi, aga me täname sind, Jumal, et sa oled üldse meiega täna rääkinud ja kel kõrv on olnud kuulda, see kuulgu. Aga Isa, me täname sind, et kui on meeleparanduse kohad olnud, siis me tahame meelt parandada, tahame võtta vastu need korrigeerimised, mis on vaja ja sa kiitus ja tänu sulle. Jumal, me täname sind, et sa ei ole jätnud meid pimedusse. Me täname sind, et õigete rada läheb üha selgemaks ja valgemaks ja püha peab saama sellepärast puhtamaks, kui valgus läheb suuremaks, siis kogudus peab olema ilusam ja puhtam. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja me täname sind, issand. Aga Isa, ma palun samamoodi ka. Anna meile tarkust, kui me oma pattusid tunnistame, kui me neid vahest avalikus ette toome ja räägime, aga anna meile tarkust ka, kui me vahest paljastame nagu neid teiste inimeste tegusid ja asju, et me teeksime seda ka õigel moel. Jumal, sinu vaimu juhtimisel. Isa, ma palun prohvetite pärast, kes peavad oma sõnumeid edasi ütlema. Jumal, sa näed, kui on neid prohveteid Eestimaal praegusel hetkel, kellel sa oled andnud sõna ja kes peavad seda rääkima, aga kes kardavad rääkida. Isa, me palume täna nendele julgust, et nad räägiksid välja need asjad, mis on vaja rääkida. Need on meie rahvale õnnistuseks ja kasuks. Alati see tõde, mis tuleb sinu käest. Me vajame tegelikult seda. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja Isa, me täname sind, tänu sulle selle tänase hommiku ja aja eest selles atmosfääris. Isa, kiitus ja tänu sulle Jeesuse nimel. Amen.